Tervist, olen Illar Kohvinavalt ja täna on pühapäev 6. juuni aastal 2021 ja ma lähen siin valgete sirelite taustal ilusti. Et valged sirelid lõhnevad hästi ja on hästi siuksed ilusad. Aga kas sama ilus nagu valged sirelid on ka meie presidendi valimine, mis on nüüd tulekul? Et presidendi valimiste periood toimub siis 10. august kuni 29. september, nagu mulle Riigikogust nagu teada anti ühesõnaga. Ja kas see lähebki nüüd niimoodi nagu selgeltnägija Merilyn Kerro on oma nende YouTube'i videotes nagu siis teada andnud, et kandidaate nagu õieti üles ei ole nagu pandud, aga et korraga on niimoodi, et korraga on see president meil nagu valitud ühesõnaga, et presidendiks pidi saama siuke haige südamega meest. Noh, eks see paistab, eks ole, kuidas sellega lood on. Aga noh, selles suhtes on nii palju õigust küll, et seda presidendi neid kandidaate nagu rahva eest varjatakse. Ja no see on, ütleme nii, et ka siuke äärmine ülbuse sõnaga selles suhtes, et rahva on nagunii ei lasta otse presidenti valida, ja kui nüüd rahva eest ka seda presidendi neid kandidaate ühesõnaga varjatakse, et see on umbes niimoodi, et kellele siis seda presidenti valida või kellele teda vaja on, kas siis on vaja teda poliitikutele või rahvale sõnaga, et kui rahvas sõna sekka öelda ei saa, siis ongi nagu poliitikute president ja mis rahval taga nagu asja siis on. Ja siis samas ma tahaks ka seda öelda, et no mina pakuksin oma poolt välja sellised kandidaadid nagu Robert Andropov, kes on kunagi olnud politseiameti peadirektor, ja samuti ka Andrei Korobeinik, kes on poliitik ja siis Pärnu linnavolikogu esimees sõnaga. Aga nagu ma ka tean, et mõlemi mehega sai nagu ühendust võtta küsitud ja nad mõlemad nagu ühes suust ütlesid, et nemad kumbki ei kandideeri presidendiks. No kes siis võiks nagu president olla, et silma on paistnud ka väga Kalle Grünthal sõnaga, et selline rahvamees ja rahva poolt iga asjaga. Aga tegelikult Kalle Grünthali ma näeksin parema meelega peaministrina üldse, et presidendina niisugune esindusroll ja selline värk, et president nagu ei ole nagu sõnaõigust suurt, aga peaministri nagu sõnaõigust rohkem, et Kalle Grünthal sobiks selleks ametisse. Aga keda ma nagu täielikult välistaksin, on need Siim Kallas ja ta tütar Kaja Kallas, et see reformierakondlased ma välistaksin täielikult kohe. Ja põhjus on ikkagi sellest, et nende Reformierakonna ümber käib ikkagi see VEB-fondi ja R-hoolduse rahade saaga, nii omamoodi võib ka öelda seda, et siis kui Ardo Aasmäe sõnaga ütles nagu välja, et need rahad võttis välja juhtiv reformierakondlane ja peale selle läks natuke aega mööda ja Ardo Aasmäe lihtsalt olla komistanud trepilt ja kukkus surnuks ennast sõnaga, et kas oli nüüd kokku sattumus või mis selle asja taga nagu oli, et kes seda teab. Ja samas tahaks ka öelda seda, et see president, loomulikult ta võiks olla meesterahvas, ta võiks olla noorem, sümpaatne, laia silmaringiga, selline, esinduslik. Et ei tahaks, et president oleks selline, eakas sõnaga, nagu ütleme Ameerika valisemal selle Joe Bideni sõnaga, et kas siis ka on vaja siis presidendiks valida sellist, kes võiks juba vabalt pensionil olla. Et see on niisugune küsimärk minu silmis vähemalt, et praegust on nagu aega mõelda sellele, aga me võime rahvana mõelda seda, aga mis see tolk on sõnaga, et meile nagunii seda valimisõigust ei anta presidendi, et meil on lihtsalt, et saame teada, et kandidaadid on need ja Riigikogu istub koos seal, kas nad saavad sellele valitud või ei saa sõnaga, aga seda ma ütleks küll, et kui oleks nüüd ütleme 3 kandidaati kõrvuti, et oleks Siim Kallas, Kaja Kallas ja siis Kersti Kaljulaid, kes praegust on, siis ütleme, sellest kehvemas variandis ma valiksin selle parimat, et siis ma ütleks küll, et siis Kersti Kaljulaid võiks jätkata presidendina, et temal vähemalt neid luukeresid kapis ei ole, ega selliseid rahavärkide ümber selliseid küsimärke, et nagu need Kallastel on sõnaga, et kui on Kallased kandidaadid, siis võiks valida Kersti Kaljulaidi tagasi, aga tegelikult eelistaksin teisi.
ja näiteks ka üks Elvis Brouwer, kes paistis silma, siis kui Toompeal need meeleavaldused toimusid, ühesõnaga, et tema oli nagu rahva ees seal väljas, et kui Terviseamet ja politsei nagu rahva vastu läks ja neid inimesi nagu siis toppis seda kongi ja ühesõnaga väänas neid ja ühesõnaga, et selline ühesõnaga rahumeelse laulva rahva vastu läks nagu Terviseamet ja politsei läks nagu ühesõnaga välja väänama, et see oli ikka äärmine häbematus, et aga nagu te näete, sellest see leiti, et kõik on õige, kõik on väga tore, ühesõnaga, et tehti nagu midagi, et et mis siis öelda, et Eesti saagu siis omale normaalne president, kes oleks noor ja esinduslik, aga mitte Reformierakonnast. Nii ütlen mina, Iljar Kohv Viinavalt.